Siit Ingeri bastionilt on kõige õigem saata tervitused teele Narva kui soome-ugri kultuuripealinna aastal 2025. Sest 17. sajandil, kui sellised bastionid nii Narvas kui Tallinnas Rootsi kuningakoja tellimusel ehitati, oli just Narva Ingerimaa kubermangu keskus. Ja just Narva on sajandeid olnud oluline tõmbekeskus vadjalastele, isuritele, ingerlastele ning muidugi ka soomlastele ja eestlastele. Muide, kas te teate, et 100 aastat tagasi oli Narva linna elanikkonnast lausa 65% eestlased. See on suurem osakaal, kui on tänapäeva Tallinnas. Kindlasti on põhjust tänavu rääkida ka akadeemik Paul Ariste elutööst, sest tema, kes ta ju uuris väga põhjalikult vadja keelt ja kultuuri, sündiski 120 aastat tagasi ja lahkus meie hulgast 35 aastat tagasi. Eesti kui soome-ugri kultuuri kandva rahva vaba riik peab kindlasti meeles hoidma ja mitte ära unustama neid hõimurahvaid, kes oma keelt ja kombeid ei saa tänases maailmas vabalt au sees hoida ja oma lastele õpetada. Narva on tänavu soome-ugri kultuuripealinn. Kutsun teid osalema kultuuripealinna avasündmustel 1. ja 2. märtsil ning kogu järgneva aasta jooksul toimuvatel sündmustel. Vaadake sündmuste kohta ajakava veebilehel www.narva2025.org ning kohtume avasündmustel. Ja kindlasti peaks Narva kandideerima Euroopa kultuuripealinnaks, sest Euroopa algabki ju Narvast.